inimestel nagu liikumine peaks olema nagu normaalselt veres, et me ei saa ju kedagi nagu sundida või kedagi nagu väga ärgitada, kui see inimesele endale nagu loomuomane ei ole või tema sisemist nagu sellist tungi või soovi ei ole liikuda või sportida. Üldse me räägime liikumisest, vanasti räägiti spordist. Eks vanasti oli ka niimoodi, et kui seda terminit kasutada, et siis neid ahvatlusi ei olnud ju nii palju, ega mida sa siis noorena tegid, kas mängisid pilli, tegid bändi või siis tegid sporti. Ega minu ka sportlase, meil oli ka seltskond, kes tegid endale tõkked, millest sai üle hüpatud hoovis ja nii edasi, et see võistlusmoment oleks olemas ja põnev oleks endal. Aga tänapäeval neid ahvatlusi nii palju. Ma olen ka käinud välja, jutt on alati olnud nutitelefonid ja nutiseadmest, lapsed on seal sees. Ja lõpuks kõik algab ka paljuski kodudest, mitte me ootame, et kuskilt väljast keegi midagi ütleb. Ma tegin ettepaneku, et kui laps on tund aega nutitelefonis, siis tund aega õues jalutab või liigutab ennast. Kui 2 tundi nutitelefonis, siis 2 tundi õues. Et luua selline nagu reegel, et sa saad siis mitte ei võta ära seda nutitelefoni, vaid ütled, et väga hea, aga nüüd minne siis värske õhu kätte ja jookse või tee midagi. Aga kui me räägime ka täiskasvanutest, et tegelikult miks inimesed ei taha liikuda? Kas on ka asi suuresti selles, et kuidagi varem need nagu töökohad või ametid nagu soosisidki liikumist rohkem? Tänapäeval on tulnud seoses ka tehnoloogia arenguga palju selliseid töökohti, mis ei sunni inimest palju liikuma ja see harjumus kaob ära. Ma ei oskagi öelda, mis see on, sest me siin tee peal kaamera väliselt rääkisime, et vanasti jälle oli niimoodi, et olidki ettevõtted või asutused, nad siis läksid kas nädalavahetusel suusatama ja oli see nagu kollektiivne minek kuskile, kuigi ma saan aru, et praegu ettevõtted ju käivad samamoodi, et ma väga ei muretse nende noorte pärast, kes täna on, ma ei tea, 20-30 aastased. Minust nemad on väga hästi aru saanud, mis asi on see tervislik eluviis ja võib-olla ei kasutaks seda tervislik eluviis, vaid lihtsalt on see vajadus minna teha midagi, mis keha ka liigutaks. Et vanematel on võib-olla see keeruline, erinevad põhjused, hakkab siit häda ja sealt häda ja siis leiad ka kergemini põhjusi, miks mitte ennast liigutada. Aga päris lastel, seal ongi sama asi, et kui suur on see kooliprogramm, palju nad kodus peavad õppima, siis on need nutitelefonid ja lõpuks aega ei oleks, aga tegelikult ju vaim väsib. Ja siin tekibki selline nagu suletud ring, et ühest küljest, kui vaim on väsinud, peaks just minema. Aga see väsinud vaim jälle ei sunni siin nagu liigutama, et sa oled nagu sinna nagu lõksu jäänud sellesse ringi. Aga tuleb nagu enda keha järgi seda teha, et keha on minu arust kõige parem nõuandja. Et kui sa näed, et keha ei tule järgi või ta on väsinud, siis ei maksa nagu vaimuga väga palju pingutada, eriti kui sa oled vanemas eas, et võtame vaiksemalt ja ei pea minema Ironmani tegema kingimata kuskile kaugele maale, et võib-olla teeks sellest 3 asjast ainult 1.